mul on väga hea meel teha sulle kiire ülevaade uuendustest, mis Ukus viimasel ajal aset leidnud. Alustame töölauast. Asi, mida sa kindlasti teadma peaksid, on see, et ülesande algus- ja lõpptähtaega on nüüd võimalik käsitsi määrata. See tähendab, enam ei pea valima kalendrist, vaid saab ka valida alguskuupäeva, näiteks 15 ja tähtajaks 25 ning algus- ja tähtaeg uuenevad vastavalt määratud kuupäevadele. Teine asi, mida sa kindlasti teadma peaksid, on see, et uue ülesande lisamisel saab valida ülesannet mallidest, mis on määratud korduma vaid üks kord ehk ilma korduseta. Oluline on see, et kui valida siit mallist ülesanne, siis kaasa tulevad ka lisatöö, tähtismärgid, teema, checklistid ja kõik muu informatsioon. Järgmiseks, mida sa teadma peaksid, on see, et Uku kliendi profiilil on nüüd võimalik määrata kliendile emaettevõte. See tähendab, et on võimalik luua seos parent company ning siia peale vajutades viib siis ettevõtte kaardile. Lisaks on võimalik määrata siis majandusaasta lõppu ja kõike seda sa saad teha, kui valid muuda. Kliendi kaardil on siia tekkinud plokid, emaettevõte ja majandusaasta aruande lõpp. Majandusaasta aruande lõpp hetkel on peidus, kuid kui sa soovid seda välja tuua, siis vajuta seaded, kliendid, kliendiväljad ning siit otsi üles majandusaasta lõpp ja vajuta silmakesele vasakpoolses tulbas. Nüüd, kes veel ei teadnud või üks uuendus siis veel, on see, et Ukult saab kasutada mitmes keeles. Kes soovib kasutada Ukut eesti keeles, kes soovib kasutada Ukut inglise keeles ja inglisekeelseid formaate on nüüd 2. Ühendkuningriikide inglise keel ja USA inglise keel. Veel olulisemad uuendused, mis on toimunud profiilil, on võimalik määrata endale piirkondlikud vormingut ja enda ajatsooni, kus asud. Ning samuti vaikimise ettevõtteid, kui neid peaks olema mitu. Neile, kes kasutavad Uku apit, oluline info on siis see, et Uku api kaudu on võimalik pärida nüüd ka kasutajagruppe ehk siis get and filter member groups. Kuid viimaseks, kuid mitte vähem olulisena, on toimunud uuendused Merit Activa integratsioonis ja see tähendab seda, et Merit, kui importida arveldamise menüüpunktis klassifikaatoreid ehk siis siin tooted, impordiklassifikaatorid, siis siin imporditakse ainult müügiarvetega seotud artikleid. Ostu- ja kaubaarvetega seotud artikleid klassifikaatorite impordil enam ei tõmmata. Nüüd, oluline uuendus, väga oluline uuendus on toimunud tööandmete kokkukogumisel. See tähendab seda, et andmete impordil on võimalik nüüd valida, kas soovite kandeid sisestamise kuupäeva järgi või kande kuupäeva järgi. Ehk siis, kui lülitate selle sisse, siis tulevad töömahud sisestamise kuupäeva järgi. Kui lülitate selle välja, siis kande kuupäeva järgi ja andmed Meritiga klapivad 100%. Lisatud võimalus siis tõmmata veel korraga sisse 12 kuu andmed Meritist kõigi või siis valitud klientide kohta ning selleks siis klientide nimekiri, impordi andmed ja Merit Activa. Ja siit on siis võimalik valida, mis aasta ja kuu kohta soovitakse infot tõmmata. See ongi kiire ülevaade toimunud uuendustest. Kui teil on küsimusi, pöörduge ikka Uku kasutaja toe poole, vastame teile rõõmuga. Aitäh!